Nii, tere tulemast siis rohekoostöö alale. Rõõm, et olete jõudnud esimeseks paneeliks juba siia kohale. Mina olen Mirjam Võsaste, mina olen Tartu linnalooduse koordinaator ja Tartu Roheringi projekti koordinaator. Ja minuga on siin täna paneelis Madis Kallas, Riigikogu liige, endine keskkonnaminister, regionaalminister, endine Kuressaare linnapea, ametite nimekiri on pikk. Elo Kiivet, Tartu abilinnapea ja endine Paide linnaarhitekt ja Eva-Maria Aitsam, Tallinna linnaplaneerija. Meiega oleks pidanud siin olema ka Paide linnapea Kaido Ivaska, aga ta vabandab. Viimasel hetkel tulid ootamatused ette ja tema meiega täna siin ei liitu, aga kindlasti ta siis pärast avaldab oma arvamust ka linnaloodusest. Ja võib-olla alustuseks, miks me oleme täna sellise paneeli siia Rohetiigriga koostöös toonud, ongi just see Tartu Roheringi projekt. Tartu Roheringi projekt on 5-aastane LIFE projekt, mis siis keskendub linnaloodusele, selle olulisusele, elurikkusele linnas, samuti inimese ja looduse koostööle, koos olemisele ja kuidas seda kõike edukalt ellu viia, kuidas seda elurikkust linna tuua. Et tegeleme väga paljude erinevate teemadega. Võib-olla kõige klassikalisemad on selline lilleniit ja kodumaiste liikide toetamine ja kõik selline, aga kindlasti keskendume ka siis inimmõõtmele, et kuidas inimesed ennast rohealadel mõnusalt tunneksid, kuidas nad oleksid omavahel ühendatud, loome erinevaid matkaradu ja kõik selline mõnus olemine linnas, mida inimestel vaja oleks. Ja tänu siis sellele Roheringi projektile sündis ka idee tulla tegelikult siia ja täna teiega arutada siis linnalooduse üle, kas ta peaks olema linnas, mis kujul ta peaks olema linnas, mis on meie kogemused, mis on teie arvamused, et kindlasti ootame ka teid julgelt kaasa rääkima. Et ülesehitus saab siis olema selline, et kõigepealt vestleme omavahel, muidugi on alati oodatud küsimused julgelt ka sel ajal või kommentaarid, nii et kui teil on, andke julgelt käega märku ja toome teile mikrofoni ja siis pärast edasises osas ootame teie aktiivset kaasaelamist ja kaasaarvamist. Nii, alustame. Võib-olla alustame sellest, et kuulasin siin ettevalmistuseks Delfi sellist toredat taskuhäälingut nagu Rohepöörane ja siis saatejuhid omavahel arutasid küll seal Tallinna vesilike kadumisest, tragöödiast ja kõikvõimalikest sellistest muredest. Ja tegelikult nad jõudsid ikkagi arvamusele, et just linnavõim on see, et kelle ülesanne on siis tagada inimestele elurikas keskkond ja hoolitseda, et meil jääksid kõik liigid sinna alles. Et väga hea on öelda, et linnavõim tehke, et kõik on linnavõimu kätes, aga võib-olla selline avatud küsimus, et tegelikult, et kas see on linnavõimu ülesanne, et kes peaks selle eest hoolitsema, et on need ametnikud, poliitikud, kas see peaks tulema hoopis kuskilt ülevalt poolt või on kodanike initsiatiiv see, mis muudab või on need teadlased, et kas peaks linnavõim tegema? Hästi lühike vastus on jaa. Absoluutselt. Ja kui seda pikemat laiendada, siis nagu sa ütlesid tõesti õigesti, on see, et omavalitsuse kõige olulisem ülesanne on pakkuda inimestele elukeskkonda. Elukeskkond sisaldab lasteaedade, koolide, autoteede ja kõige muu kõrvalt ka seda, et see ruum peab olema tervislik. Ja täna me õnneks oleme piisavalt targad selleks, et me teame, et elurikkus teeb meie ruumi tervislikumaks ja seeläbi ka inimesed tervemaks. Nii et absoluutselt on see omavalitsuse küsimus. Ja üks asi on ka tegelikult see, et kui me räägime elurikkusest, siis me täna oleme, mulle tundub sellises seisukorras või olukorras või ajastus, kus me natukene peame ajarattas keerama tagasi ja hakkama õppima asju, mis vanasti olid nagu sellised enesestmõistetavad. Ja kui me räägime õppimisest, siis siin mulle tundub, ei saa me muud moodi, kui meil on mingisugune eestvedaja ja meil on ka keegi, kes annab eeskuju, sellepärast et kui omavalitsus, ma ei tea, linnapead ja muud hakkaks lihtsalt poodiumi pealt rääkima, et tehke
tehke nii ja tehke minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi, et siis see ei tööta. Ehk siis, et omavalitsusel on väga suur vastutus ka näidata, et kuidas see elurikkuse loomine käib ja milline see välja näeb. Ehk siis selline hariduslik ja eeskuju andav, inspireeriv pool. Et see on pikem vastus. Ma siin toetan siis kohaliku omavalitsuse esindajana ka, et absoluutselt, et see vastus on kindlasti ja, et siin on nagu riigi ja linna eesmärk väga tugevalt ikkagi leida need tugevad seosed selle elurikkuse, roheluse ja kliimamuutuste vahel, sest et siin ei saa üle ega ümber, et me tegelikult ju loodus on mõnes mõttes kriisis ja me mõnes mõttes elame sellise, võiks öelda sellise 6. väljasuremise eel põhimõtteliselt on ju. Ja see on väga tugevalt ikkagi inimese põhjustatud, inimtegevuse põhjustatud olnud, et neid väärtuseid ja printsiipe, mille alusel nagu edasi toimetada, on väga tugevalt ja selgelt vaja ikkagi sõnastada nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse poolt. Et loomulikult siin need tegevused saavad tulla kaasa ka kodanike poolt, et Tallinna puhul siis selline eelmisel aastal ja ka Tartu poolt korraldatud siis rahvakogu on ju, et kus need mõtted ja ideed nagu saavad omakorda veel väga tugevat võimendust ja annavad väga tugeva signaali omakorda veel kohalikule omavalitsusele on ju, et nii nagu sellisel strateegilisel tasandil, aga ka ütleme igapäevases kontekstis. Ma kinnitan sama, et ma olen ka seda meelt, et kohalike omavalitsuste juhtkonnad, olgu need siis volikogu tasand või valitsuse tasand, peaksid neid asju nii-öelda suunama, juhtima, aga siin on märksõna kindlasti koostöö. Aga ma olen ka nõus, et ei kolmanda sektori peale, olgu need siis erinevad valdkonna MTÜd või piirkonna MTÜd või ettevõtjad, et minu meelest ei tohiks seda koormust nende peale panna, et see on puhtalt linnajuhtide kohustus kaasata ja teha lõpuks ka otsused. Eeva, sa siin mainisid, et kohalik omavalitsus ja riik ikkagi koostöös, aga kas on sellest kasu, kui riik ülevalt suunab, et praegu on ju kliimaseadusest sai ka kliimakindla majanduse seadus, mis kõlab väga mitte elurikkusele või üldiselt loodusele keskenduvat, et pigem nagu sinna kliima ja majanduse ja jäätmete poole minevat, et kas on sellest kasu, kui riik kehtestab neid, võib-olla isegi mitte seadusi, neid suuniseid, et kas see annab tegelikult kohalikule omavalitsusele mingi tõuke, on sellest tegelikult ka nagu mingit jõudu või? No ma leian küll, et annab selle suuna tegelikult, et kui me vaatame Tallinna peale, siis Tallinnal on ju ka oma selline arengustrateegia on ju, et ta sõnastab väga konkreetselt, küll mitte nagu detailselt, aga ta annab need suunad väga tugevalt kätte ja sealt peab nagu nüüd see selline tilkumine ikkagi nagu allapoole toimuma, et loomulikult planeeringutega me kõiki nagu maailma muresid ja strateegiaid nagu ära ei lahenda, aga ma ütleks, et ta on väga-väga oluline selline esimene samm ikkagi. Kui ma võin täiendada, siis ma arvan, et see on vajalik mingi tasemeni, sest ma ise olen pigem seda usku, et mida rohkem autonoomiat ja iseseisvust saavad omavalitsused, seda parema Eesti me saame, seda mitmekesisema ja inimestele lähema. Aga mulle tundub, et vahepeal on tõesti olukorrad, kus nagu ma enne ütlesin, et me praegu teeme kaotatud aega tagasi. Ehk siis me peame tegelema mille me ei ole harjunud. Ja see tähendab seda, et omavalitsustel võib olla erinev võimekus, valmidus, teadmine. Ja siin on see, kus riik saab tulla appi selles mõttes, et ta saab seda teadmist jagada ühtlasemalt ja julgustada siis neid, kes võib-olla ei märka veel sellega tegeleda. Ja kui päris aus olla, siis ma arvan, et mõnel juhul on see ka vajalik selles mõttes, et kui see on meie selline kokku lepitud ühiskondlik otsus, et me selles suunas liigume ja kui mõnedel kas huvirühmadel või kuidas me seda iganes nimetame, ühiskonna liikmetel on tung sellele vastu töötada, siis vahepeal on, mulle tundub selline ülevalt poolt tulev käsk, mis on väga ebademokraatlik ja väga mitte kaasav vorm, aga see aitab meid vahepeal nendest seisakutest ja sellistest vastutöötamistest üle. Ehk siis, et ma
mulle, eks seesama punkt räägib sellele esimesele vastu, et ma küll usun väga, et omavalitsused peaksid saama võimalikult iseseisvalt askeldada. aga vahepeal mulle tundub, et peab sellist nagu natuke karmimat häält ka tegema, et me ei jääks kuskil kas ajast maha või ei töötaks suisa vastu. jah, väga huvitav oli, ma lugesin ka just, et praegune kliimaminister Yoko Alender siis teatas, et sügisest hakkavad meil, kuidas ta nimetaski, kliimaministeerium algatab kõrgemad keskkonna ja kliimateadlikkuse kursused. Et ühiskondlik arutelu oleks selles valdkonnas kõrgel professionaalsel tasemel, et veel ei ole vist selge, kes sinna kõik minema peavad, aga et kas sellest oleks äkki kasu, et Riigikogu käib ära, siis käivad kohalikud omavalitsused, et kas see, sest meil on pidevalt ju on see teema on hästi tuline, et ühed arvavad ühtemoodi, teised arvavad teistmoodi justkui teemal, kus tegelikult arvamust ju ei olegi vaja avaldada, et tegelikult faktid on faktid, aga me ikkagi justkui diskuteerime veel jätkuvalt selle vajalikkuse üle, et kas see kõrgemad kursused võiks olla nüüd mingi päästevõti või mingi esimene samm äkki? No, ma arvan, et ühiskonnale tuleb kindlasti kasuks, kui siis otsustajad on saanud, ütleme, põhjalikumaid teadmisi mingites valdkondades, sest ma ei ole ise osalenud kõrgemate riigikaitsekursustel, aga ma tean, et kes on osalenud, alati on väga nagu vaimustuses olnud. Sama on kõrgemate sotsiaalkaitsekursustega ja nii edasi, et ma arvan, et see tuleb kindlasti kasuks, aga ma ütlen korra nii-öelda selle kliimaseaduse kohta või nüüd siis muudetud nimega seaduse kohta, et mina olen algusest peale skeptiline, et me suudame sellise seaduse kokku panna. Esiteks neid osapooli on liiga palju, sest ta võiks olla ju raam, mismoodi me Eestis siis majandust ja keskkond omavahel siis nagu ühendame. Aga me teame, kui keeruline see saab olema erinevate osapoolte poolt, ehk lõpuks tuleb meil seadus, mis on suhteliselt ümmargune, suhteliselt laiade raamidega ja tegelikult seda eesmärki ei täida, mida me oleme tahtnud, aga see on paratamatus. Aga ideaalmaailmas loomulikult, kui meil oleks kliimakindla majanduse seadus väga selgete raamidega kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, kolmandale sektorile, oleks elu palju lihtsam, aga nii ta olema ei saa, et selles mõttes tore protsess saab olema, kindlasti tehakse palju häid arutelusid, kaasamisi, aga sellisel kujul, et siis me võtame selle seaduse ette, kas me siia tohime seda teha või ei tohi, kas me selliseid investeeringuid saame teha või ei saa. Noh, seda on liiga palju oodata sellest. Mulle tundub, et see läheb natuke samasse valdkonda kohati ka arengukavade ja strateegiatega, et muidugi need peavadki olema kaugele tulevikku vaatavad ja võib-olla ka mõnes mõttes üldsõnalised, aga kohati tundub, et jäävad nagu liiga üldsõnaliseks, et noh, Tallinn on natuke edasi arenenud just selle looduse strateegia osas, et teil on nagu üsna täpne tegevuskava, vähemalt nii palju, kui ma olen tutvunud, et ma loodan, et need tegevuskavad siis ka päriselt toimivad, sest mulle tundub, et noh, elurikkuse strateegiat ei ole vist veel ühelgi kohalikul omavalitsusel, et nii kaugele me ei ole veel jõudnud, aga et mulle tundub, et nende arengukavadega on natukene nagu sarnane teema nagu selle seadusega ilmselt, et kipub. Ja absoluutselt, et ma nõustun, et siin tegelikult, kui me Tallinna kontekstis räägime, siis ütleme rohealadest linnaloodusest väga suure osa sellest moodustab ka selline hooldus ja pidev sellest hoolimine on ja see, kuidas me sellega toimetame igapäevaselt ja kes sellega nagu tegeleb üldse, milline on nende inimeste nii-öelda arusaam, et siin võib-olla tulebki selline komplekssem probleem välja, et sellist ökosüsteemide ja elurikkuse sellist suurt pilti nagu hoomata on nagu päris keeruline on ju, et siis sellise laiapindse nii-öelda arusaamiseni jõudmiseks tegelikult meil oleks nagu vaja sellist paremat teadmist tegelikult laiemalt ühiskonnas sellest on ju. Jah, mulle tundub, et enamik meie probleemid kõik selle linnaloodusega tegelemisel, nende muutuste, noh muidugi muutused ongi ju alati väga ebameeldivad ja hirmutavad, aga just, et me põrkumegi alati sellega, et tegelikult meil ei ole neid teadmisi. Ei ole kohalikul omavalitsusel ikkagi ja ei ole ka tegelikult kodanikel, et sellepärast see teema alati ka väga tuliseks kisub, aga et ma ei teagi, teie võib-olla, kes on endine kohaliku omavalitsuse esindaja, kes praegused, eks, et aga kuidas sellise teemaga üldse tegeleda, mis on, ütleme nii, et kui ei tee midagi, on halvasti ja kui teed, on ka halvasti, et igatahes on halvasti alati, et kuidas sellise tulise teemaga üldse tegeleda või kas on üldse soovi nagu edasi minna või võib-olla ongi lihtsam, et jätame nii nagu 80 aastat on olnud ja lähme edasi lihtsalt, et.
no eks siin ongi demokraatlikus ühiskonnas ju nii-öelda kodanike algatused, kodanike soovid. Ühel hetkel me näeme, et soovitakse rohkem, ma ei tea, mingis piirkonnas siis seda rohelist poolt nii-öelda esile tuua. Mingil hetkel jälle võib-olla ettevõtlust, mingil hetkel mingite rekreatsioonivaldkonna tegevusi või siis objekte. Aga eks ta selliseks lõpmatuks vägikaikaveoks jääb, et see on sama, et nii nagu nii-öelda looduslikes keskkondades, kui suur roll võib seal olla inimesel. Väga palju on räägitud tuuleparkidest, väga palju on räägitud siin erinevatest investeeringutest siis loodusesse ja teistpidi jälle nüüd me räägime vastupidi ja tänane teema on ka ju, et missuguses rollis peaks olema tiheasustusalal loodusse. Et täpselt vastupidine näide nagu, et ühel puhul me räägime, et me ei taha neid metsadesse ja meredesse neid tuulikuid. Teistpidi me tahame nüüd loodust rohkem linnadesse ja proovi leida seal see tasakaal, aga ma arvan, et sellega tuleb tegeleda. Selle jaoks ongi loodud ju sadu ja sadu ühendusi, kes ühel või teisel moel selle eest seisavad, kas oma kodukoha mingite loodusväärtuste osas. Et ma arvan, et see protsess on loomulik ja on ta saatnud meid aastakümneid ja saadab ka tulevikus ja ma arvan, et see ongi normaalse vaba ühiskonna üks alustalasid. Ma olen ka nõus, et sellist diskussiooni peljata ei tohi, ja ma reeglina pean neid pigem heaks näitajaks, sellepärast et palju ohtlikum võib olla see hetk, kus me räägime olulistest asjadest ja mitte keegi ei arva mitte midagi, nagu mitte midagi, ei poolt ega vastu. Ja minu jaoks on see palju hirmutavam. Sellepärast, et see, et on erinevad arvamused, on ühiskonnas normaalne ja see on terve ühiskonna tunnus. Aga näiteks, kui ma peaksin ette kujutama, et ma olen omavalitsuses ja mitte keegi ei arvagi mitte midagi, siis puudub ka igasugune tagasiside, et kas see suund, millisest nagu valitakse või liigutakse, et kas see on õige. Ja teine asi, mida ma tahaks ka öelda, on, et sa küsisid enne, et või jätkaks samamoodi nagu on olnud, siis see on teine oht, mida ma pean ka sama suureks kui sellist nagu ükskõiksust, on selline leppimine. Ma isegi ei tea, kas see on leppimine või see on nagu käega löömine natukene, et las olla, et nii on olnud ja kui me ei küsi, miks. Et võib-olla see, mis on olnud, ongi väga õige. Aga kohe, kui me unustame ära selle, et me peaksime seda küsima, et miks see nii on või keegi teine peaks vastama sellele, et mina küsin ja sina pead vastama, siis see on, sellist ühiskonda me oleme juba näinud mitte väga ammu ja ma arvan, et see on see teine suund, mida peaks vältima ja see on arusaadav, et ühtepidi inimeste jaoks muudatused on alati keerulised ja teistpidi poliitiku jaoks on muudatused alati ohtlikud, sellepärast et see võib nüüd tähendada, et senine tasakaal kaldub ühele või teisele poole. Aga ma arvan, et hea riigi ja hea juhi tunnus on see, et ta võtab selle vastutuse ja selle julguse, et ta teeb need otsused. Ja mis puudutab sellist kirglikkust, siis kui minna abstraktsemalt, filosoofilisemalt, konkreetsemaks, siis Tartu näitel on minul olnud pigem nagu selline väga hea meel näha, et nüüd meil on sellist dialoogi ilma omavalitsuse osaluseta juba. Et kui Tartu alustas kureeritud elurikkuse projektidega, mis oli siis umbes circa 4 aastat tagasi, siis oli see dialoog pigem selline kahesuunaline selles suhtes, et kaheosaline. Et seal oli ühel pool omavalitsus, kes siis kaitses, et miks ta teeb mingi otsuse ja millega kaasneb see, et ta ei niida mingisuguseid alasid harjunud moel. Ja siis teisel pool olid siis kodanikud, kes olid ehmunud, ärritunud, imestunud. Siis nüüd on see dualism on alles. Kirg on alles, aga nüüd juba ühiskond ise omavahel vaidleb, et kas peaks niitma, kas ei peaks niitma, kas maha kukkunud puu võib jääda allas, kas maha kukkunud puu näitab segadust ja laiskust ja rahapuudust või maha kukkunud puu on elu ökosüsteem, kus on maailm, mida me ei näe. Ehk siis, et see levib ja see
nagu selline vastandlikkus või see kirglikkus on võib-olla ka see asi, mis seda teemat aitab kiiremini viia edasi. Sest tuleb tagasi sellesama juurde, et kui see oleks nagu see soo, kus keegi midagi ei arvaks, siis me seal niimoodi õõtsuksime rahulikult. No hea rahulik on, tundub olla, eks ole, aga me ei liigu edasi, sellepärast et meile see soo ei tekita küsimusi, see soo ei tekita mingisugust inspiratsiooni. Ma väga vabandan sellises, see on halb sõna selles mõttes, et soo on äärmiselt rikkalik ja positiivne ökosüsteem, aga ma lihtsalt mõtlen nagu inimese süsteemi mõttes. Ehk siis, et kirglikkus ja vastandumine on jällegi see, mida me ei peaks pelgama, vaid mida me saame panna oma kasuks tööle, sest see aitab kiirendada meid liikumist heas suunas. Mulle tundub tegelikult, et võib-olla nende muutuste isegi muidugi meie esimene eesmärk on ju just toetada neid kohalikke liike ja anda inimestele just seda võimalust loodusega olla koos ka linnas. Aga mulle tundub, et võib-olla kõige suurem väärtus tegelikult ongi see dialoogi tekkimine. Ma arvan, et enne polnud keegi neid parke võib-olla kunagi üldse tähele pannudki, ei olnud seal aega veetnud, et nüüd vähemalt kui ei meeldi, siis vähemalt ärritab, vähemalt tekitab mingi emotsiooni, et ma arvan, et see on nagu esimene samm millegi teistsugusega harjumiseks või millegi muu üldse tahtmiseks, et võib-olla nad näevad seda niitmata parki ja neil tuleb esimest korda elus mõtet, aga ma tahaks seal näha hoopis seda, et võib-olla see on üldse kõige suurem väärtus. Ma võib-olla lisaks siia selle ka, et kui me praegu oleme hakanud nagu natuke teistpidi, me oleme justkui käinud mingit teadaolevat rada, on ju, et hästi nagu sisse tallatud, et mis on justkui meie ilusstandarditele vastav olnud, et mis on see ilus muru ja mis on see ilus selline loodus on ju, et selle nii-öelda 180 kraadi mõtestamine, see ongi väga suur muutus on ju, aga tegelikult see ei ole ju üldse esimest korda, et me oleme ju proovinud selliseid linnas erinevaid probleeme kogu aeg lahendada, et kui 90-ndatel võeti parkides selline põõsasrinne maha, sellepärast et võimalikke mingeid antisotsiaalseid olukordi nii-öelda justkui lahendada, siis teiselt poolt me tekitame sellega väga tugeva error, ütleme looduse kontekstis, et kõik siuksed väikelinnud ja tihased, kes seal põõsastes olid, on ju, kadusid koos sellega ära, on ju, et nende probleemide nagu kompleksne tajumine ongi väga suur ülesanne, on ju, et eks ta tuleb nagu aegapidi. Ja me võib-olla unustame ära ka, kui hästi tegelikult on need asjad ka arenenud, et kui me meenutame, igas linnas on omad suured elamurajoonid. Mina oskan Kuressaare näitel rääkida, et Smuuli elamurajoon või mõni teine või Tallinnas Lasnamägi või Mustamägi, mis on tegelikult tehtud ju hoopis teistel alustel. Aga kui me vaatame, kuidas praegu, minu meelest me liigume kogu aeg ju ikkagi nii-öelda ülespoole selles vaates, mis puudutab just linna rohelisust, sellega arvestamist ja keegi ei taha ju, et meil oleks ainult asfaltteed ja betoon. Et selles mõttes ma arvan, et need arutelud, mis on nüüd kestnud intensiivsemalt võib-olla viimased 10 aastat, vähem intensiivsemalt 30 aastat, aga need on nagu saavutanud selle, et ikkagi arvestatakse ka teiste osapooltega ehk siis loodus ja seal elavate osapooltega. Võib-olla lisaks siia veel selle mõtte, et kui me üldse räägime rohealadest või haljasaladest, siis võib-olla see definitsioon või termin on väga pikalt olnud väga selline kitsas, on ju, et nüüd me oleme ta palju laiemaks tõmmanud Tühermaadest kuni Mustamäe hoovialadeni ja selliste klassikaliste kesklinna parkideni välja, on ju, et see tegelikult see spekter on nagu palju nagu laiemaks läinud, mis on ainult positiivne, aga nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas iga selle tüpoloogia puhul nagu targalt toimetada. Ma arvan, et see on üks väga suur küsimus just, et ongi, et mida ootab kodanik rohealalt, mida ootab võib-olla see maja elanik oma maja ümbruselt, mida ootavad turistid sellelt linnalt, et nagu kõik need põrkuvad seal kokku, et kes ootab ikkagi väikelaste mänguväljakut, kes tahab auto ära parkida, eks, et just need konfliktid on nagu selle just, et iga ala mõtestamine, võib-olla see on see meie nüüd see järgmine suur samm, millega me peaksime hakkama tegelema, et ikkagi võib-olla ka meie pargikultuuri arendada, et Eestis ju tegelikult eks ilm seab ka omad piirid, aga muidu ju mujal maailmas on ikkagi park ongi see koht, kuhu sa lähed oma vaba aega veetma, kuhu sa lähed sõpradega kohtuma, et meil on ta ikkagi selline läbikäigu koht, ma ütleks, et võib-olla on pargikultuur vaja parendamist hoopis. Et rohealad hakkaksid üldse leidma mingitki kasutust lisaks siis taimedele ja kõigile loomadele, kes seal juba aega veedavad, et. Kui siia mõttearendusele lisada juurde, siis natuke lähen jälle abstraktsemaks tagasi, aga
me kipume vahepeal võtma maailma, iseennast ja ruumi natuke liiga mustvalgelt, et me vastandume. et inimene, kes tahab parkida autot, et siis sinna nagu elurikkus ei mahu või et kui me räägime pargikultuurist, et siis järelikult me räägime sellest Kadrioru roosiaiast ja siis sinna elurikkus ei mahu. et ja mulle tundub, et see on üks selliseid jällegi kindlasti väga normaalne lähenemine või selline aitab maailma mõista ja seal hakkama saada. aga mulle tundub, et see muutus, mis meil on toimunud nüüd viimastel aastatel, ongi tegelikult räägib sellest, et jah, ruum on piiratud ressurss, aga see mahutab palju-palju rohkem, kui me oleme harjunud. Sest kui me räägime arhitektuurist või linnaplaneerimisest, siis me jätkuvalt maadleme sellise nagu selle suunaga, mis mingi hetk oli linnaplaneerimises, kus planeeriti linna funktsioonide kaupa. Siin on lapikene, kus magatakse, siin on lapikene, kus on tehas, siin on lapikene, kus on kontor, siin on lapikene, kus on mets. Ja igal lapikesel on oma piir ja oma funktsioon. Siis tänane linnaplaneerimine on sellest liikunud edasi sellise mosaiiksema, mitmekesisema, kirjuma ja mitmekeskuselisema suuna peale. See tähendabki seda, et kui meil on suuremad asulad, et seal ei ole enam see üks linnasüda, vaid seal on mitu südant, seal ei ole üks park, vaid seal on neid parke rohkem. Ehk siis, et see mitmekesisuse mõistmine on minule tundub üks sellised, et Madis mainis, et me areneme kogu aeg ja see on üks see, mille üle minul on hea meel, et see mõjutab linna planeerimist ja see mõjutab seekaudu ka seda, et millise keskkonna me saame ja mõjutab seda, et kui palju elurikkust me kuskile kavandada saame. Sest täna me ei räägi, et see roheala ja haljas ala on ka sihuke sõna, mida tegelikult väga paljud erialainimesed ei armasta ja tahavad pigem vältida. Ma jätkan selle kasutamisest, sest tal on oma selline sihukene mentaalne ruum olemas. Aga see tähendab jällegi seda, et meil tuleb ette, et see peab olema hästi suur ala, kuhu saame me elurikkust arendada ja paigutada. Jällegi ära paigutada, eks ole. Aga see mitmekesisus, mis mulle veel meeldib, kui me liigume linnaplaneerimisest veel väiksemasse tasandisse, on see, et meil on linn täis pisikesi pragusid. Pragusid jälle abstraktsel mõttes, et majade vahelisi ruume ja pragusi kõige sõna otsesemas mõttes ehk siis asfaldi, kõnnitee ja maja vahel. Ehk siis, et neid kohti, kuhu see pisikene amps elurikkust ära mahub, neid on tohutult palju, kui me oskame neid näha ja kui me lubame neil seal olla, et me ei pea neid igalt poolt nagu välja noppima ja ütlema, et oot, et kaardi peal ei ole sellist asja, et kaardi peal on, siin on sõidutee ja siin on maja ja mis, eks rohkem ei mahu. Et selline vabadus lubada ruumiliselt ja vabadus lubada siis mentaalselt, et seesama, et meil on mingisugused iluideaalid, aga et me õpime seda, et tegelikult me saame selle linna ära mahutada, selle võrgustiku, rohevõrgustik, jälle väga huvitav sõna. Meile tuleb ette kohe sihuke Eesti kaart, kus siis on need rohelised võrgustikud, aga rohevõrgustik linnas võib olla palju-palju väiksemas skaalas, et ta juba hakkaks tööle, et ta juba saaks nendest katketustest üle. Ehk siis see on selline areng, mis minule teeb kõige rohkem rõõmu ja ma väga loodan, et see jätkub, selline mitmekesisuse ja kujutlusvõime areng. Ma korra kommenteeriks seda, mida Elo ütles hästi, et kuidas ja mismoodi see nii-öelda aastakümneid tagasi oli see planeerimine. Aga tegelikult üks asi, kus minu hinnangul me oleme vea teinud ja mõnes mõttes ka looduse siis nii-öelda krediidi arvelt on valglinnastumine. Ja vaata, see on see, et nüüd kui me räägime linnakeskkonna tihendamisest, just ennekõike siis linna südamed ja selle lähiümbrus ja versus nüüd valglinnastumine siis juba kaugemal linna südamest, et see on see tasakaalu koht, kus
me tegelikult oleme läinud minu meelest natukene vales suunas ja me ei suutnud seal õigel hetkel pidurit tõmmata ja me oleme viinud tegelikult ka selle päris looduse inimesest ja kesklinnadest veel kaugemale. Et see on üks asi, mis kindlasti ma arvan, on ka nüüd muutunud ja vaadatakse ka seda valglinnastumist ka, ma tean, et arhitektide poolt oluliselt teise pilguga, kui võib-olla siin 2000-ndate alguses lubati ja sisuliselt kõik Eesti maakonnakeskuste ümbrused on ju saanud selle nii-öelda osaks ja ma arvan, et see ei ole hea ei elukeskkonna vaates ega ka tegelikult rohevõrgustike vaates. Kõige naljakam selle sama asja juures on minu jaoks naljakam, mitte siukene haha, vaid nagu paradoksaalsem selle juures on ju see, et need inimesed kolivad linnast välja väga tihti selle ideega, et ma tahan linnast ära, ma tahan looduse sisse, ma tahan, et mu laps astub uksest välja, on keset loodust. Äärmiselt ilus mõte. Ja kui me käime siis nendel asulate ümbruses, need suured, mingis eriala kirjanduses nimetatakse neid rasvavöödeks, et need siis on alad, mis kasutavad ära siis selle asula südant ja siis ise tarbivad neid teenuseid, tarbivad kõike, mis seal on, aga ise nagu tõmbuvad sellest vastutusest eemale, on seal teises omavalitsusest enamasti. Ja kui me seal keskkonnas ringi vaatame, siis see on suund, mida ma ootan pikisilmi, millal seal see muutus toimub, et meil ei oleks need igatsetud oma perele looduslähedast kodu pakkuvad majad või piirkonnad ei oleks need, kus on siis see üksik mururobot elupuudega ääristatud platsi peal, kus on batuut ja auto. Et see on see, mida mulle tundub, et kui ma enne mainisin, et me oleme midagi ära kaotanud, et siis see, et meie koduaiad muutuksid selliseks, mida paljudel inimestel on veel head mälestused, kas oma vanemate, vanavanemate juures. Et seda ma vaatan ja igatsen pikisilmi ja ma veel ei ole näinud sellist, et see muutuks, et see, et vanades piirkonnas see on olemas ja neid ei kaotata ära, see on juba väga suur pluss. Aga see, et uus, mis rajatakse siis sinna nagu nii-öelda tühjuse peale, nagu põllu peale, et sinna ei ole veel seda elurikkuse pisikut tegelikult jõudnud. See on üldse väga huvitav, et inimeste arusaamad sellest, et ma tahan saada vaikusesse ja linnast eemale ongi siis see, et tegelikult näiteks võtame Tartu, kas või Tartu ümber ei ole väga metsa, enamasti on meil need suured monokultuursed põllud ja nad elavadki seal põllu ääres ja see ongi see nii-öelda linnast ära saamine. Ja samas tegelikult see, kes elab linnas, mul on 5 minuti kaugusel on ju üks kõige liigirikkamaid parke, mul on seal väike oja vuliseb, eks, et tegelikult see võib-olla see mõtteviis inimesed et nad ei mõtlegi nii kaugele, nad kolivad sinna ära ja siis nad ühel hetkel saavad aru, et nad elavadki seal rohelise põllu peal. Et see tegelikult võib-olla, ma ei ole kunagi küsinud, äkki nad tegelikult on pettunud sellepärast, et nad kolisid loodusesse ja tegelikult mis nad said, et Sest ütleme, et sellistel protsessidel on ju väga konkreetsed tagajärjed on, et kui me räägime inimese tervisest, nii vaimsest kui ka füüsilisest on ju, et neid uuringuid on tehtud küll ja küll, et kuidas see allergiate teke nii-öelda kasvab, ütleme selliste monokultuursete põllude ääres elavatel inimestel on ja milline see versus on siis sellise liigirikka niidu kontekstis on ju. Aga ma tahtsin siia veel öelda linnaplaneerimise kontekstis, et kui me vaatame, mida näiteks omavad kohalikud omavalitsused, millist maad, milline on see maaomand, siis tihtipeale me näeme, et seal on väga palju laiutamist. Seal ei ole väga palju parke tegelikult, seal on väga palju tänavaruumi. Näiteks kui ma mõtlen Tallinna kesklinna peale, siis justkui 30% peaks nagu justkui olema linna omandis maa. Seda justkui nagu natuke oleks, on ju, aga väga palju sellest on tegelikult teede ja tänavate all ja väga palju on sellist laiutamist. Et ma arvan, et kui seal vaadata nagu väga kriitiliselt ja sellise teadliku targa pilguga, siis seal annaks seda elurikkust just nimelt selle niidistikuna hästi mõnusasti läbi tõmmata. Et me ei räägi siin selliste Hyde Parkide või selliste Central Parkide tegemisest, aga seda saab palju nagu kavalemalt tekitada. Võib-olla tekibki ka küsimus, et Euroopas ju nõukogu nüüd võttis Euroopa Liidus vastu selle looduse taastamise määruse ja mis tegelikult ütleb üsna selgesõnaliselt, et aastani 2030 ei tohiks linnade rohealad väheneda. Aga me tahame linna tihendada, ja samas tahaks ju seda valglinnastumist mitte enam tagasi pöörata, aga vähemalt pidurdada ja just keskenduda rohkem sellele linnale, et kuidas üldse linna planeerimises, kuidas sellega alustada. Mulle tundub see väga selline,
monumentaalne või suur selline takistus või mitte takistus, aga selline suur küsimus, et kust me nüüd pihta hakkame, et kuidas me hakkame linnasid tihendama, et kes võtab enda kanda, kust me alustame? Ma arvan, et siin on kõigepealt üks suur küsimus, mis tuleb küsida, et miks me tihendame, et see tihendamine tihendamise pärast ei ole nagu mõistlik, on ju, et siin peab nagu paar sammukest kaugemale mõtlema ja aru saama, et mis need eelised on ju, et ma ei mäleta, kas see oli äkki Barcelona Terviseinstituut vist tegi eelmisel aastal või millalgi päris huvitava uuringu sellest, millised on erinevad linnade tüpoloogiad ja millised on erinevad linnade tihendamise variandid ja kuidas nemad määravad erinevalt siis energia kasutamist, ütleme inimese tervist, kõike seda, on ju, et seal oli vist mingi 900 erinevat linnatüüpi, mida nad läbi analüüsisid ja põhimõtteliselt jäid sõelale siis sellised kompaktselt väga kõrge tihedusega linnad ja siis sellised keskmise madala tihedusega linnad on ju, et mõlemal on teatud eelised. Kõrge tiheduse linna puhul siis oli märgata nagu õhukvaliteedis selliseid vajakajäämisi, teiselt poolt jälle liikuvuse kontekstis oli ta nagu teenuste paiknemise osas palju nagu perspektiivikam. Et ma arvan, et siin see järeldus tegelikult ongi see, et sa võtad nagu neid erinevaid elemente ja üritad sellest kokku panna sellise toimiva nagu pusle, et sellist ühte ideaalset versiooni tihendamise osas, ühte sellist ideaalset retsepti siis ütleme, on väga keeruline anda. jah, kui me tahame, et või noh, ühiskonnas on kuidagi viimased 100 aastat või isegi rohkem ju tegelikult inimesed liikunud siis hajaasustusest tiheasustusse ehk maalt linna. Need protsendid on päris hirmuäratavad ja sellest valgusest, kui rääkida, mis see tihendamine on, ongi ju see, et X pluss number inimesi tuleb nii-öelda mahutada mingisse linna. Nüüd on küsimus, kas me mahutame nad pigem sinna linna südamesse, selle lähiümbrusesse või me lähme selle valglinnastumise peale ja peame veel suuremaid magistraale ehitama, et sealt see nagu idee tulebki, et miks ma saan aru, et arhitektid ja kõik tegelikult geograafid ütlevad, et pigem tihendada linna südameid ja seda vaadet. Aga mis ma tahtsin öelda veel selle kohta, et kuidas teha seda nii-öelda rohestamist heas mõttes siis linnakeskkondades, tegelikult ka tänapäevased tehnoloogiad, et jääme selle sõna roheline juurde, mida me tahame linnas näha. Me tahame näha võimalikult palju rohelist, need on puud, need on siis mis iganes taimed, rohi ja nii edasi ja kuidas neid saab teha. Ja tegelikult tänapäevased lahendused ka tegelikult kõrghaljastuse teisaldamisel, istutamisel sisuliselt sa teed nagu 20 aastat või 30 aastat ühe tööpäevaga tänapäevaste vahenditega, mida nüüd Euroopas ja ka Eestis mingil määral on näha juba. Et ma arvan, et see on tulevik, et me ei pea enam rääkima, et kui kusagil mingisuguse arenduse ette jäävad 3 võib-olla 50 või 100 aastast puud, et see on nagu jäädavalt kadunud, see kõrghaljastus sealt piirkonnast ei ole, et uued lahendused näitavad, et istutatakse ümber ka 100-aastaseid väga laia juurestikuga siis puid, et võib-olla see on ka see, kuhu me vaikselt suundume. Jah, arendused lähevad kallimaks, aga see ongi selle rohelisuse hind, mida ma arvan kõik hindavad lõpuks sellest linnas. Ma ei tea, mulle tundub, et meil on äkki ikkagi mingi selline süsteemne lähenemine puudu, et ma käisin eelmisel aastal Vilniuses ja seal linnavalitsus avanes mulle täiesti selline uus maailm, kuidas nad seletasid, millised on neie linnaplaneerimise põhimõtted, kuidas puu on number 1. Kõige tähtsam asi on puu, kõik teised saavad ümber puu kõrvalt, ringiga, mis iganes, et puu on nagu number 1. Et mulle tundub, et jah, et tehnoloogiad on nüüd juba justkui ka meieni jõudnud, aga mulle tundub, et meil ei ole seda tahet ikkagi hetkel, et me ikkagi et olen kuulnud ka sellist suhtumist, et ei no, et see puu oleks 10 aasta pärast niikuinii välja läinud, et siis võtame juba kohe maha, paneme kõik kohe uued, et siis nad on sama vanad, sama suured, aga tegelikult minu arust meil hakkab praegu kätte jõudma see aeg, kus näiteks Emajõe kaldalt hakkavad kõik pajud ja paplid järjest välja minema, sest nad on kõik ühevanused ja ühel hetkel on meil seal lage, et mulle tundub, et mingi selline suur visioon või soov on meil äkki puudu. Selle sama näite peale, ma ei tea, võite YouTube'ist vaadata, kui suuri puid on teisaldatud ehk ja see on tehtud aastaid tagasi. Need puud on äärmiselt hea tervise juures ka praegusel hetkel. Kõik arboristid ja loodusteadlased on seda kinnitanud, et tegelikult on võimalik teha. Ja kui see ühe puu liigutamine, jah, see on sisuliselt 100 tonne koos siis nii-öelda mullakamaraga. Et ma arvan, et see on tulevik ja ma arvan, et see, et puu
kes on seal kasvanud vahest 300 aastat, kui mitte kauem, et sellel on väärtus ja seda tuleb igatpidi nagu hinnata. Ja kui teda on vaja liigutada, üks video oli vist vaja oli liigutada 7 meetrit, et saada uued, kõik ülejäänud asjad olid nagu selle 7 meetri taga ja see 7 meetrit suudeti ära teha ja see puu elab siiamaani, et need on need tänapäevased lahendused ja nii ta õnneks või kahjuks on. aga selle parim näide minu meelest on siis Orissaare tamm seal keset staadionit, eks ole, et tegelikult saab kõike ümber puu teha, et saab mängida jalgpalli või kõndida. aga kui tulla tagasi sinu küsimuse juurde, et mismoodi me siis nüüd teeme, kui meil on selline direktiiv, siis see on üsna huvitav olukord tõesti. Sellepärast, et ühtepidi, kui me räägime keskkonnast ja selle hoidmisest, siis minule tundub, et linnade tihendamine on äärmiselt mõistlik selleks, et me saaksime seda ruumi kasutada mõistlikumalt. aga kui me ütleme, et me ei tohi enam ühtegi roheala maha võtta, siis see loosungina kõlab mulle niimoodi, et ma kirjutaks kohe alla. Linnaplaneerijana ma nii väga sinna alla ei taha kirjutada, poliitikuna ka mitte. Sellepärast, et millest me räägime, kui me räägime rohealast, et kui me hüppame nüüd Tartusse, siis Tartu kõige suurem, täpselt samasugune vaidlus on teile ka kõigile teada, on Südalinna kultuurikeskuse ehitamine parki. Ja minu jaoks on see hästi hea illustratsioon sellest, et kuidas leida tasakaal. Sest see roheala ehk siis see park, millest on juttu, on 70 aastat vana ja on tekkinud sinna väga kurbadel põhjustel. Sõja ja pommitamise tagajärjel. Ja see, et see park seal täna on väga hea linnaarhitekti suurtöö ja natukene juhust, et Tartu südalinn on pääsenud sellest, mis juhtus näiteks Pärnus, kus siis südalinn nendest pommiaugud ehitati väga kiiresti täis väga ebakvaliteetset arhitektuuri, siis Tartus õnnestus neid hoida selle eesmärgiga, et sinna tuleb kunagi midagi head. Ehk siis tegelikult see algne idee sellel pargil, number 1 on see, et ta tekkis väga kurval põhjusel ja number 2 on see, et ta oli tegelikult planeeritud ajutisena. Ja Tartus on väga selgelt näha inimesi, ja mõlemas pooles saab väga hästi aru, on inimesi, kes valutavad südant, et me võtame maha täies elujõus puud ja mitte vähe. Ja samal on inimesed, kes ütlevad, et ma veel mäletan, meil veel on inimesi, kes ütlevad, et ma veel mäletan seda linna, milline Tartu oli enne pommitamist. Ma tahan seda linna tagasi, sest see linn ei olnud väike unine puust linn tollases mastaabis. Ja siis kuidas ma leian siin tasakaalu, ehk siis ma tulen siit selle linnaplaneerimise mure juurde, ongi see, et kui me hakkame arutama, et ei tohi vähendada rohealasid, aga osad, mis meil täna on nii-öelda rohelised, on meil juba kokku lepitud, et sinna võiks tulla midagi muud. Et kuidas me siis käitume? Ja see on, ma räägin ja mul ei ole vastuseid, aga see on üks põhjus, miks ma sellele nii suure hurraaga ei taha alla kirjutada. Suund mulle meeldib, loogika mulle meeldib ja ma samamoodi nagu Madis ütles, et ma ka loodan, et see tehnoloogia jõuab meile sinnamaani järele, et meil ei ole enam iga arendus ei tähenda automaatselt kõikide puude ja selle elurikkuse kadu. Aga kuidas käituda ikkagi linnas niimoodi, et meile jääks siis need mõlemad alles, et me saaksime selle tihedama linna, me hoiaksime sellega ruumi kokku ja me mahutaksime sinna need rohelised alad ära. Võib-olla natuke mõtleksid kaasa või mõtleks natukene edasi, et neid variante tegelikult vaikselt on hakanud tekkima, et kui me räägime kas või rohefaktorist, et rohefaktor on selline huvitav tööriist, kus me ei räägi nagu ainult enam selliste rohe- või haljasalade kvantiteedist, vaid me väga tugevalt räägime ka selle kvaliteedist, ehk siis kuidas tõsta juba olemasolevate rohealade kvaliteeti, kuidas sinna nii-öelda seda elurikkust tagasi tuua. Loomulikult on see väga oluline ka nii-öelda uute arenduste puhul on ju, aga mulle tundub, et mis praegu on lihtsalt juhtunud siiamaani on selline nagu natuke selline kasvu
paradoks olnud, et me oleme ruumi kujundamist teinud väga-väga juhuslikult ja need eesmärgid on väga tugevalt olnud suunatud ikkagi sellisest kasumlikust vaatepildist, aga see kasumlik vaatepilt ei ole nagu mahutanud seda elurikkust sinna sisse. Ja kui vaadata ka mitmeid arendusi, mis võib-olla valmis on saanud, siis kuidagi seda muutust on nagu näha, seda on nagu rohkem tulnud, et seda hakatakse rohkem hindama. Et ei ole tõesti sellist elupuude rohelist muru võib-olla nii palju enam, aga see on nagu teekond jah. Jah, Elo püstitas sellise küsimuse, et võtabki täitsa sõnatuks. Ei ole vastust, aga ma arvan, et eks see vist on ikkagi nii. Üks selline päästerõngas võib-olla on selles, et jälle, kui me neid sõnasid kasutame, siis meile tulevad ette need pargid, mis on linna maa peal. Aga kui me nüüd läheme tagasi sinna, et tegelikult meil see, nagu see väga hea sõna, see niidistik, eks ole, et me seda roheniidistikku saame linnas teha tihedamaks, siis äkki üks selline ja haarates sabast kinni veel sellest, et kvantiteedi asemel kvaliteet on see, et see rohevõrgustiku osa on tegelikult inimeste aiad. Ja siin kasutaks juhust, et seesama Roheringi projekti raames me andsime sellel aastal nüüd esimest korda Tartus välja 12 toetust eraaedade elurikkuse tõstmiseks. Ja sa võid nüüd parandada, aga me oleme üsna ainulaadsed Euroopas vist ka. Nii et seda ei ole varem väga palju tehtud, et seda on tõesti tehtud omavalitsuse maa peal, suuremates alades. Aga ja kui me räägime sellest, et kuidas inimene tuleks kaasa, siis siin see piits ja präänik meetodil on väga selge, et präänik töötab ikka kordades paremini kui mis tahes piits, ükskõik mis me sellele nimeks paneme või kust mingi seaduse kuju anname. Ja minule tundub, et äkki on see ka üks suund, mida me saamegi mõelda, et me saame need eraaiad ja inimesed ise võtta kaasa sinna rohevõrgustiku loomisesse ja mitte lihtsalt öelda, et nüüd tehke, vaid et me anname neile kaasa natukene raha ja me anname neile kaasa päris palju ekspertiisi. Et sellesama toetuse juures on minu jaoks kõige suurem väärtus, mida inimesed saavad, on just nimelt need teadlased, kes aitavad neile analüüsida ja valida need õiged teed. Väga tore, väga huvitav. Tegelikult ma julgustan kõiki saalis ka, et küsimusi võib vahele ka küsida. Aga minu küsimus see, et nii huvitav, et antakse toetust koduaedadele elurikkuse kasvatamiseks, et milleks täpselt, et kas selleks, et nad niidaksid vähem või et nad teeksid omale väikseid tiigikesi või mida nad peaksid tegema, sest sihuke tunne on, et tegelikult tuleks ju, et elurikkust tõsta, tuleks teha vähem, aga selleks ei ole nagu toetust tarvis. Vaid ja lihtsalt uudishimu küsimus. Mirjam saab kindlasti mind täiendada, aga selle vastus ongi selles samas kõige väärtuslikumat asjast, sest nagu see raha tõesti ei ole seal, see on nii suur olulisus kui see, et sinu aeda tuleb 3 eksperti, 3 tipptasemel teadlast, kes ütlevad, mis see siis tähendab, mida see sinu aias tähendab. Kas see tähendab seda, et ma niidan vähem, kas see tähendab seda, et ma kaevan siia selle veesilma ja sa saad rätsepa lahenduse kõikidele küsimustele vastuse. Ja mulle selle juures meeldib ka see, et siin me ei püüdle universaalsust. Me ei ütle seda, et roherikkus on 20 ruutmeetrit lilleniitu, 10 ruutmeetrit konnalompi, vaid sest iga koht on erinev. Ja sealt see toetuse vajadus tulebki, et me seda niitmata jätmist ja lilleniidu rajamise õpetus, siis neid meil on levinud juba õnneks minu meelest päris palju igasugustes ka ajakirjades, et sealt seda saab inimene nagu juba ise kätte, et kuidas seda teha. Aga just nimelt, et kuidas liikuda sealt edasi. Ja teine väärtuslik asi on see, et esiteks need eksperdid aitavad sul valida õiged meetodid, aga me aitame ka seda mõõta pärast. Et kas need, mis me soovitasime, et kas see tegelikult töötab. Ja see on juba teadmine, mida saab hakata kasutama ka kuskil mujal. Võib-olla lisaks siia planeerijana selle mõtte ka, et
kui me räägime igasuguste rohevõrgustike planeerimisest ja haljasalade juurde tekitamisest, mis tihtipeale juhtub nendes strateegilistes dokumentides, on see, et just nimelt need tagahoovid ja koduaiad, nad justkui nagu pudenevad sealt laua pealt nagu maha, et neid ei käsitleta tegelikult sellise süsteemse, sa ei saa otseselt nagu planeerida, nad juba eksisteerivad, on ju, aga nad ei moodusta kuidagi osa sellest tervikpildist, on ju. Ja absoluutselt siin nõus Eloga, et see oli vist Sheffieldis Inglismaal, kus tehti ka üks väga huvitav uuring selle kohta, et kui palju tegelikult need koduaiad sellele elurikkusele siis juurde annavad, et kas me räägime siin mingitest veelompidest või mingitest kompostihunnikutest, on ju. Et neid valikuid on tõesti väga palju, aga lihtsalt ta kuidagi võib-olla planeeringu tasandil isegi ei kajastu kuidagi, et võtaks ta nagu osaks sellest suurest väga komplekssest elurikkusest, mis meil siin nagu linnas on ju. Aga üks ekspert peaks küll olema see muruniiduki või mururoboti nii-öelda see tehnik, et paneb ta väiksema ala peale tööle, et vaadates praegu statistikat, kui palju Eesti peredesse tuleb mururoboteid juurde, siis ma arvan, et me liigume tegelikult teises suunas, et kes iganes sealt muru seest pea välja pestab, et siis robot üles leiab varem või hiljem ja vahest 24/7 ja ka vihmaga, et see on nagu kindlasti trend, aga Elo vastus või Elo küsimuse osas on tegelikult trend ka selles suunas, et rohelahendused on äärmiselt kallid, kui me räägime maa alla minekust või ma ei tea, trammiliinide viimisest just õhku, et kus nad nii-öelda säästaksid meil ka puid ja rohtu, aga me oleme liikunud ka siin selles suunas, et kui veel 30 aastat tagasi ei olnud nagu iseenesestmõistetav, et me lähme 1, 2, 3 korrust parkimist maa alla, vaid oligi, lahendasid ära selle nii-öelda maa tasapinnal lihtsalt ilusa parklaga. Aga need ongi kallimad lahendused, aga me liigume kogu sinna suunas ja ma arvan, et ka suurlinnad, kes on viinud omal siis kas liikluse maa alla, parkimise maa alla või kaubanduse maa alla või siis vastupidi taevasse, et nad on ikkagi suutnud väga-väga suures mahus hoida seda loodust ja seda tehakse ju läbi suurte jõgede või jõgede alt läbi, et need on need lahendused, mis nõuavad investeeringuid linnadelt, aga tundub, et see surve on nii suur, et see raha üha rohkem ja rohkem sinna kipub minema. Mulle tundub, et kliima vist ise survestab meid ka, et me just teisipäeval Tartus pidime ära uppuma, kõik need maa-alused parklad olid ka vett täis, need autod olid kõik seal vee all. Et mulle tundub, et järjest rohkem ka, lugesin ka, keegi kirjutas kohe, pahased kodanikud tänavalt kirjutasid kohe, et peab linnavalitsusse kirjutama, et kõik on ikkagi nii halvasti. Et mulle tundub, et me olemegi vist siiamaani kõik oodanud, et hakkaksid need kliimamuutused päriselt nagu käega katsutavalt meile jõudma ja nüüd me oleme jõudnud selleni, et tuleb tänavad ümber teha, tuleb see rohelus tagasi tuua, et äkki see ongi nüüd see tõukejõud. Aga ma natuke võib-olla kõiges sinuga ei nõustu, sellepärast et minule tundub, et me nende kalliste ja suurte ja vajalike projektide kõrval unustame ära, et vahel on palju odavamaid lahendusi, mis aitavad meid kiiremini sihile. Et nii nagu linna planeerimisesse on tulnud juurde siis sellised mõisted nagu vahekasutus, et võetaksegi mingi tühjalt seisev ruum kasutusele ajutiselt odavalt selleks, et seal oleks mingi elu ja siis õppida selle najal, et kas see kallis lahendus oleks siis, on siis nagu piisavalt, on ta õige suund, kuhu minna. Ja samamoodi mulle tundub, et saab tegelikult teha elurikkusega ja loodusega linnas, et meil tegelikult mingis osas on ruum olemas, mida me peame lihtsalt ümber mõtestama ja selle hooldust muutma näiteks. Või et kui me tänavat ehitame, siis sinna mingisugusel kujul rohelahenduste lisamine ei ole alati see, mis teeb selle nagu tänava nagu kohutavalt kalliks. Et ehk siis mulle tundub, et võib-olla sellist nutikust nende väikeste ja odavate lahenduste leidmiseks võiks nagu rohkem kasutada. Et jah, et meil ei ole raha, et panna tramm õhku või üldse trammi ehitada. Aga mis me siis teeme nii kaua? Et me, ühesõnaga mu mõte on see, et me ei jääks siis istuma ja mõtlema, et nii kaua, kuni mul ei ole raha trammi õhku panna, siis ma ei tee üldse midagi. Et nii kaua saab ju teha neid pisikesi odavaid kiireid lahendusi. Pigem minu mõte oligi see, et kui me tahame liigutada
enam-vähem 1 miljon inimest päevas suurlinnadest ühest punktist teise, need, kes on läinud metroolahenduste peale või siis õhus olevate reltside peal olevate trammi või rongiliinide peale, teevad seda oluliselt väiksema jalajäljega nii-öelda sellele maapinnale kui need, kes on läinud magistraalide peale. Noh, siin on väga suur vahe just Ameerika linnadel ja Euroopa linnadel. Ameerika on läinud nii-öelda väga suures mahus ikkagi magistraalide peale ja kui vaja, tehakse 12-realised magistraalid, aga Euroopas kas ruumipuudusest või lihtsalt see, et meil on ajalugu palju pikem ja nende lahenduste väljaselgitamisega on palju rohkem olnud aega, et on need lahendused palju nutikamad just selle maakasutuse osas, et sellise mõte nagu, et just nende inimeste liigutamise osas. Nii, meil on vahepeal tulnud publikust küsimus. Jah, üks väike selline küsimus või tähelepanek, et mulle endale tundub, et me Eestis nagu, ma ei tea, leiutame jalgratast selle kliimamuutustega toimetulekul. Et noh, suured linnad, Tallinn, Tartu, noh vähemal määral on Tartu, aga Tallinn on juba tegelenud ju 15 aastat näiteks sademevee hajutamisega. Aga väiksemates kogukondades, väiksemates omavalitsustes hästi tihti ei taheta või ei julgeta ka kirjutada nendesse arengukavadesse sisse neid selliseid, mitte nuti, aga ütleme rohelahendusi just tänavate planeerimise osas, sest nad kardavadki seda kallidust. Aga miks me peaksime nagu tagantjärgi likvideerima neid probleeme, kui me võiksime juba 15 aastat ette mõelda? Noh, esiteks mina nagu Ameerikat väga ei usu, ja teine asi on see ka, ma arvan, et indiviidi tasandil ei ole meil Eestis tehtud nii palju või inimesed ei ole veel aru saanud, mis see kliimamuutus on või mis meid ütleme lähema tuleviku osa sees ootab, onju. Aga toetused ei pane ka nagu seda tegema, sest minu arvamus on see, et inimesed lähevad mugavaks. Igasuguste toetustega täna on näha, et kui lõpetatakse toetusmeede ära, siis on jube kisa sellest, et issand jumal, et nüüd te keerate kõik pekki, onju. Aga tegelikult ei ole ju toetuse eesmärk see, et inimesed saaksid nagu siis, ma ei tea, oma elujärge siis selles mõttes parandada, et rahalist elujärge, onju. Vaid ta peaks ikkagi mõtlema roheliselt seal peal. Ja minu arvamus on see, et kui me midagi tahaksime ellu viia, siis me võiksime minna tegelikult üle lahe näiteks Helsingisse, kus on tegelikult väga hästi lahendatud ära nende sajuvete nagu siis puhverdamine, et ka linna planeerimise mõttes on seal ilusaid selliseid tiigikesi, ilusaid jalutusradasid selle ümber, et see on nagu väga hästi ära lahendatud, et miks me nagu jalgratast leidme, võtame sealt nagu snitti. Et see ei ole ju nagu mingisugune uus ja äge asi, mida me nüüd räägime. See on ju juba olemas. Aitäh. Ma võib-olla ütleks, et võtame nagu veel basic umalt, et tegelikult, kas see oli vist Meelis Pärtli Sirbi artiklis, et tema teeb väga toreda paralleeli taluõuega. Et kuidas me võiksime seda loodust ja elurikkust teha, et kui sellises taluõues olid ja kraavid ja natuke oli sellist niitmata ala ja natuke oli pori ja natuke oli kõike, et siis tegelikult seda sama mõtet või seda printsiipi saaks nagu laiemalt linnades ära kasutada. Aga ma ütleks, et siin Tallinna kontekstis kindlasti on väga tugev seos näiteks sademevee puhmerdamisel ikkagi Tallinna veega ja seal kohas juba ütleme, kui me teeme planeeringuid, üldplaneeringuid ja mõtleme nende asjade peale, siis see on juba tegelikult see etapp, kus neid tuleb tegelikult adresseerida, et kas me räägime kollektoritest, kas me räägime mingitest vihmavee tiikidest või millest me nagu räägime, et tegelikult tegemist on sellise infrastruktuuriga mõnes mõttes, et kui me infrastruktuurist oleme mõelnud, et räägime torudest, räägime kaablitest, et võib-olla peaks seda infrastruktuuri nagu mõtet ka natukene laiemaks tõmbama, mina ka näiteks, ma olen nõus selle Soome näitega ja veel siit lähiriikidest on häid näiteid, aga just seesama Tartu nüüd üleujutusse, et väga huvitab, et kui palju oli see nüüd või kui suur sademete hulk tuli nüüd võrreldes, ma ei tea, viimase suure sademete hulga 10 aastat tagasi, 20, kas ta oli nagu erakordselt suur või me teame, et seal piirkonnas toimusid väga suured ehitustööd, seal veel rohkem maapinda läks tegelikult ju mitte imavaks, kui nii võib öelda, et kindlasti teil need analüüsid tulevad ja sealt on näha nagu, et kas on seal kusagil võimalik midagi siis linnaehituslikult ümber teha või see oligi ekstreemsed sademete hulgad, siis mida tulebki 30 aasta jooksul võib-olla 2 korda ja selleks ei olegi lahendusi mõistlik nagu planeerida, kuna see on ebamõistlikult kallis.
ma olen 100% nõus, absoluutselt peaks õppima teistest ja peaks õppima mõlemat pidi, sest seesama, kui me enne rääkisime valglinnastumisest, siis selleks ajaks, kui meie seda hakkasime tegema, oli see ämber juba kolistatud üle maailma nii kõvasti, kui üldse sai, aga me ikka astusime sinna sisse. Et ma loodan, et me saame selles mõttes targemaks ja häid näiteid on kindlasti lihtsam üle võtta. aga mis puudutab sedasama Tartu üleujutust, siis siin see oli tõesti ekstreemne. siin põhimõtteliselt tunni ajaga tuli alla 1 kuu norm. ja just nimelt selle intensiivsus, et see, et 1 päeva jooksul tuleb alla sama suur kogus, sellist asja on varem olnud. aga seda, et see tuleb tunni ajaga, et ta oli tõesti väga harukordne. selle tegi keeruliseks ka see, et ta oli üsna prognoosimatu, meil ei olnud piisavalt hästi seda teada, et see juhtub. aga milles me täna teame, on see, et ilmselt ta ei juhtu üks kord 30 aasta jooksul, vaid ilmselt neid tuleb nüüd tihemini. nii et neid järeldusi tuleb siit teha kiiremas korras, et mida me muudame ja mida me teeme. et mingid järeldused on sellest tehtud ja see suund on ka Tartul nüüd võetud, et just nimelt, et minna nende nii-öelda passiivsete või rohelahendustele rohkem üle nendes keerulisemates kohtades ja üks nendest on tõesti seesama see Riie tänava viadukt, mis oli enne probleem. ja me teadsime tegelikult, et see ümberehitusega me et me seda probleemi ei lahenda täielikult, just nimelt seda ekstreemset saju hulka. aga ma arvan, et see inimene kipub ikka lootma, et minuga see ei juhtu. Et siis selles mõttes jälle, et kasutades ära seda banaalset väljendit, et ärme lase seda kriisi raisku, siis mina ise loodan, et see teisipäevane valing vihm on midagi, mille najal me saame teha neid samme sellesse õigemas suunas kiiremini, kui me oleksime muidu teinud. Mulle tundub, et see teiste kogemustest õppimine kuidagi väga raskelt tuleb, ikka pead ise ühe korra ära katsetama ja siis jõuab kohale päriselt, mida see nagu tähendab. Võin ma veel korra kommenteerida, et selle Tartu näidet, et selliste suurtemate linnade sademevete ümbertegemine täna on tõesti ülikallis. Aga kui vaadata Helsingit, kuidas nad on hajutanud juba selle linna planeerimisega, ehk siis see, et me ei pea mingisuguseid rohelahendusi tegema, vaid me peaksime neid viibeaegasid tekitama nendel sademevetel. Sest näiteks Tartu on hästi savika pinnase peal tegelikult. Ehk siis see, et siis ütleme immutamine pinnasesse saab väga kiiresti läbi. See vesi on hästi kiiresti tänava peal juba. Et tegelikult peaks maa all olema ikkagi hajutatavad, ütleme siis mahutid, kokkuviibeajad peavad olema erinevad, aga see peab olema nagu selle veevõrgu või ütleme siis sademeveevõrgu operaatori nagu pikaajaline juba visioon sellest, et siis ta tegelikult jõuab nagu sinnamaani, et meil tänava peale ei jõua asjad. Noh, ütleme jah, kui meil tuleb, ma ei tea, 100 millimeetrit tunnis on ju, et siis on nagu tõenäoliselt igas linnas meil probleem, et see on nagu tänava peal, aga ka siis on võimalus ju tegelikult see vihmavesi juba planeeringute järgi hajutada niimoodi ära, et ta ei jõuaks võib-olla ütleme tagaaeda siis. Võib-olla lisaks siia veel selle nüansi, et tegelikult kui me räägime linnaplaneerimisest, planeeringutest ja koostööst erasektoriga, siis meil on tehnoloogia najal tegelikult see võimekus olemas, et modelleerida ja läbi katsetada, et milline see üks või teine sademevee kogus, kuidas ta mõjutab seda linna. Et kui meil on nagu mingi arendatav ala, mis on loodusliku pinnasega, mis siis saab, kui me selle täis ehitame näiteks 50% ulatuses, mis see teeb kõrval olevatele kinnistutele, mis ta teeb kõrval olevate tänavate ja teedega, et seda protsessi mitte, et me nüüd teeme ära ja siis vaatame, et ohoo, et meil on probleem, aga me ikkagi nagu saame sellelt tehnoloogialt nii palju toetust enne, et meil on väga selge arusaam, mis juhtub ühel või teisel põhjusel on ju. Ma korra veel jätkan ka sedasama vihmateemat, et Tartu detailidesse ei pea minema, aga üks huvitav asi, mida me selle rahvusvahelise projekti raames, kus me siis koos partneritega püüame leida neid vahendusi, et kuidas seda just nimelt sademeveel neid viibelahendusi tekitada. Ja ma ikkagi kasutaksin nagu selles mõttes rohelahendust, et kõik need, miks ma seda sõna kasutan võib-olla ebapädevalt, on see, et ma vastandan seda sellisele klassikalisele torusüsteemile ainult selles tähenduses.
aga ka torusüsteemi puhul Põhjamaadega rääkides tegelikult tuli välja see, et meie oleme harjunud raiskama, me oleme harjunud raiskama vett, puhast vett ja samamoodi tegelikult ka vihmavett. Et meil nüüd meil tuli liiga palju vihma, aga meil on ajad, kus meil ei ole üldse vihma ja me laseme kõik selle vihma Emajõkke, mida me saaksime kasutada sellel ajal, kui meil ei ole vihma. Ehk siis, et me tegelikult ei lähene sellele üldse vastutustundlikult. Aga üks huvitav asi, millele mina sellelt samalt selle rahvusvahelise projekti kogunemise raames jäin pärast mõtlema, on see, et meil on sademeveesüsteemid on vee-ettevõtte omad. Ja selle asja teeb keeruliseks see, et vee-ettevõte peab selle justkui välja ehitama, see peab olema lahusvoolne, mis tähendab seda, et eraldi muust kanalisatsioonist, aga mitte keegi ei maksa selle eest. Me maksame kanalisatsiooni eest, me maksame puhta vee eest ja Tartus oli ka muuhulgas üks muudatus, mida me nüüd äsja tegime. Üsna märgiline, tekitas natuke pahameelt, aga õnneks juba vähem pahameelt oli see, et kui meil oli mingi hetk ajas ka Tallinnas, ma tean, et oli see süsteem, et kui sa kastmisvett kasutad, joogivett kasutad kastmiseks, siis sa saad odavamalt seda kasutada. Mis on jälle selline, et nagu, et ma isegi ei kujuta ette, kuidas see arutlus sellel hetkel sündis, aga ühesõnaga me võtsime selle soodustuse maha, ehk siis, et kastmisvesi ei ole enam see sellise soodustusega tehtav asi. Aga samamoodi, et on Põhjamaades on näiteid, kus inimene maksab ka sademevee kanalisatsiooni kasutamise eest. Ja miks ma pean seda heaks näiteks on see, et täna tundub olevat lihtne, et ahaa, et tänaval on see toru, et ma panen oma majast ka sinna toru ja siis ta niimoodi läheb, aga see toru saab üks hetkel täis ja me jätame kasutamata kõik need nutikad lahendused, mida me saaksime teha oma krundi peal. Lihtsalt kas kattes asfalteerides vähem, kas sillutades vähem, kas kasutades mingit kogu neid imbväljakuid või neid mahuteid, kas tekitades neid tiike, mis on vahepeal täis, vahepeal tühjad. Ehk siis, et see on see motivaator, mida nemad kasutavad ja minu jaoks oli see päris selline ootamatu, sest ma olen kuidagi nii enesestmõistetavalt võtnud, et muidugi sademevesi on mingi abstraktne asi, aga mida me tegelikult Tartus ka nägime, oli see, et osade õnnetuste või selliste keerukate kohtade taga oli see, et inimesed on ise oma vihmavett hakanud juhtima moel, mis ei ole siis linnaga esiteks kokku lepitud ja mis ei ole ka nagu üldiselt mõistlik. Ja kuni selleni välja, et on inimesi, kes siis juhivad vihmavee kanalisatsiooni. Ja see tekitas väga halbu olukordi nende ümbruses olevatele. Ehk siis, et see on väga kompleksne teema ja ma ise loodan küll selleni, et me siin saame noppida neid lahendusi, mis on kuskil mujal juba ennast tõestanud ja neid rohkem kasutada. Sest see, et me oleme täna sinna selle toru usku, mulle tundub, et see on sümptomaatiline kahest tasandil. Üks on see kanalisatsioon ja sademevee teema, et ehitame suuremaid kollektoreid, ehitame suuremaid torusid ja me näeme, et see ei tööta. Me näeme, et see Tallinnas ei tööta, eks ole, ja me näeme, et see Tartus ei tööta. Ja seesama tegelikult lähenemine on meil olnud ka ruumis sõiduteede ja magistraalidega. Ahaa, meil on probleem, teeme suurema, teeme rohkem, teeme mitmekorruselise, teeme laiemaks ja me ei lahenda seda ära. Ja selle mõlema lähenemise kõige suurem häda on see, et mida me siin enne juba oleme puudutanud, on see, et see viib selle raiskamiseni. Et me planeerime ruumi nende üksikute tipphetkede jaoks ja muul ajal on seda ei saa kasutada millekski muuks. Ta on nagu selles mõttes raisatud ruum. Nii et ma loodan küll, et rohkem tarkust saame lähiajal.
aga siin võib-olla peamine mure ongi selles, et hetkel vihmavesi kui ressurss, tal puudub hind. aga me teame maailmas riike, kus tegelikult ju hoonete all on lausa kohustus rajada siis väga suured mahutid sisuliselt samas mahus, mis on maja ise. ja täpselt seal on see oluliselt teise ressursiga, kui sul sajab aastas 3 kuud, ülejäänud aeg on kuiv, et siis see on nagu hindamatu varandus, mis sul seal keldris, nii-öelda keldris on. jah, äkki meil on vahepeal publikust tulnud küsimusi? ja tere, Ott Kasuri. ma küll töötan Linnade-Valdade Liidus, aga veereformi töögrupis ja loomulikult ma olen Harku valla volikogu liige. et meie ei ole oma kraave kinni ajanud, meie kraavides jookseb vesi otse merre. tegelikult me ei ole toruusku. küll aga me maksame Tallinnale vihmavee eest ikkagi osalt. aga teile küsimus, mis te arvate, proua abilinnapea, järsku oleks vee-ettevõtluses rakendatav abonementtasu, et see nagu kataks osaliselt ära selle vihmavee kulu? ma neid detaile ei tea, aga ma tean, et seda kõiki neid selliseid variante arutatakse täna tegelikult päris tõsiselt ja ma loodan, et see töögrupp, kes sellega tegeleb, leiab hea lahenduse. eks see lahendus on kindlasti seal töögrupi materjalides kirjas ja kindlasti teie esindajad on ka seal olemas ja Tartu veevärgis ka. aga eks see lõpuks see otsustuse pädevus on jällegi täna kohaliku omavalitsuse käes, et see on jällegi teie otsus, kas te selle kehtestate või mitte. aga kindlasti on probleem selles, et ka Harku vallas elab palju veetarbijaid ja loomulikult me pakume ÜK teenust. aga need veetarbijad ei osale laenumaksete tagasimaksmisel, selles osalevad ainult elanikud, kes on sisse registreeritud. Need, kes on niinimetatud suvitajad või siis ka Hiiumaal öeldakse vesihiidlased, nemad ei osale tegelikult selles ÜVK laenude tagasimaksmises ja see kindlasti jällegi pidurdab seda ja natuke moonutab ka vee hinda. aga aitäh. kas meil on veel tulnud publikust küsimusi vahepeal, arvamusi, kommentaare? Vaikus. Võib-olla läheks vee teema juurest korra veel tagasi. Me rääkisime siin piitsast ja präänikust enne, et meil on väga huvitav fenomen linnades, et meil on kõigil kohalikel omavalitsustel on siis hea korra eeskiri. Ma ei tea, kas olete te tutvunud, need on väga põnevad. Näiteks Tartus meil endal, kus me propageerime, et meie muru ei niida, on meil tegelikult määrus, mis ütleb, et haljasaladel ja kinnistutel võib muru olla kuni 15 sentimeetrit. Sama määrus on ka Paides. Vaatasin Kuressaare huvi pärast. Kuressaares enam sentimeetrit ei ole öeldud, aga on öeldud, et tuleb teostada umbrohutõrjet, tuleb niita ja äkki oli midagi veel isegi veel. Jah, umbrohutõrje oli väga oluline asi, aga Tallinnal enam nõuet ei ole. Tallinn on ära kaotanud. Kuidas, kas oskad sa, Eeva, öelda, oled sa kolleegidega suhelnud, kuidas teil läks selle määruse kaotamine või see sentimeetrite kaotamine või oli see lihtsalt nagu loomulik samm? See kindlasti ei olnud loomulik, et seal oli väga tugev lobitöö taga meie väga headelt kolleegidelt, et elurikkuse eksperdid, kes seal kõik on. Aga ta kõneleb väga tugevalt sellistest, ütleme, ilustandarditest, mis meil väga pikalt ju on olnud ja mida me justkui niimoodi status quo'na kuidagi edasi kanname. Et mis see ilus roheline ruum on ja mis see hea peremehelikkus on ja mis see hoolsus nii-öelda on. Et seda me ju tegelikult teame, et see tee, mis meid siia on toonud, ta ei aita meid kuidagi enam edasi, et me peame päris radikaalselt ümber mõtestama, kuidas me seda linnaloodust defineerime ja kuidas me seda ka hooldame. Et selle hoolduse küsimuses, kui võib-olla linna vaatest vaadata, siis me räägime siin kvalifitseeritud tööjõust, võib-olla me räägime sellistest väärtuspõhistest hangetest, on ju, et meil ei toimu sellist copy-paste nagu varasema praktika ülekandmist lihtsalt edasi. Et see tuleb väga tugevalt ka KOV-i enda seest peab tulema see muutuse tahe. Ja. Ma proovisin meenutada Kuressaare seda, kuidas ta liikus selles suunas, sest kunagi olid samamoodi sentimeetrid ja millimeetrid. Aga minu mäletamist mööda oli see nii, et esimesena tegi selle otsuse, et me kõiki kohti enam ei niida x sentimeetritena linnavalitsus ise. Ja sellisel puhul oleks väga keeruline nõuda seda samat ka siis kodanikelt, et ma mäletan neid vaidlusi, ma mäletan neid arutelusid, aga ma ei mäleta täpselt, kuidas see tekkis, aga ma pakun, et see võis olla sellest tingituna, et see konkreetne number läks sealt välja.
see on jah selline paradoksaalne, et justkui ka meil on projektipartner on Tartu Ülikool ja ka nemad on käinud enda siis nii-öelda haldusfirma juures, et olge head, et niitke meie maja ümbert vähem. Haldusfirma ütleb, et aga Tartu linnal on heakorra eeskiri, et kuidas saab üldse, et see on ja väga huvitav on see, et enamikel kohalike omavalitsuste omad on need heakorra eeskirjad on aastast 2000, 2004. 2006, et need on, ma ei teagi, kas need on jäänud nagu täitsa unarusse või lihtsalt ei olegi, ongi selline määrus, millega otseselt keegi kunagi ei tegele, ta lihtsalt on seal, ta ongi juba 20 aastat vana ja lihtsalt nenditakse, et nii on, et see on selline väga huvitav, et kas meil on publikus muidu veel üks kohalik omavalitsus oli, kas meil on veel mõni kohalik omavalitsuse esindaja äkki või? Vist ei ole. Muidu oleks veel siit küsinud kogemust või on? Ja tere, mina olen Ave Tallinnast. Lihtsalt üks asi, mis mina siis töötan Tallinna Keskkonna Kommunaalametis, uurin just meid igasuguseid kordasid eeskirjasid jagan, et üks huvitav asi, mis ma olen veel avastanud oma hiljutise töö käigus, on ka raiekorrad, mis on täpselt samamoodi väga vanast ajast, on hästi tehnilised, räägivad diameetritest ja ma ei mäleta, tihumeetritest vist ei räägi, aga igal juhul ja mina nagu täna vaatan ka selle pilguga, et vau, et see on nagu koht, kus ma tunnen, et me peame ka tegelikult puude nagu sellisest kohaväärtusest mõtlema. Et see on asi, mis meil täna selles raiekorras on täiesti puudu. Ma arvan, et see on hästi keeruline teema. Aga me kindlasti peaksime seda vaatama selle värske pilguga just seesama, et mida me tahame linnalooduselt ja milliste nagu nööridega me ise täna oma käed oleme ise kinni sidunud selles osas, et kuidas me ei saa seda ellu viia. Ja teine teema, mis me ka üks päev vestluses ma tõin välja, on äärmiselt aktuaalne, on metsloomad linnas ja mitte, et neid kõik põdrad peaksid linna kolima või midagi sellist, aga see on reaalne probleem. Aga jah, seesama nii-öelda puude raieeskirjad rinnakõrguselt 8 sentimeetrit või mis iganes seal kirjas on, et ma tean, see on hästi palju tekitanud absurdseid olukordi õunapuudega, mis iganes muid asju, seal on küll jälle proovitud sisse viia, et ei kehti nende asjade puhul, aga jah, see, mis puudutab metsloomad linnas, mis on samamoodi ülioluline osa ju elurikkusest, ülioluline osa kogu sellest rohevõrgustikust, et mismoodi ja kuidas me nendega tegeleme, kes nendega tegeleb, kes on lubatud, kes ei ole lubatud ja nii edasi. Ja see metsloomade teema on väga huvitav, et ka, et ühelt poolt me ütleme, et et elurikkust linna ja meil on seal publikus on küsimus. Kas soovid sa kohe vahele lisada? Eelmisele, palun. Ma korra tahtsin selle kohta küsida, et kuidas see kontakt nende hooldusfirmadega on, kes niitmisi teostavad, et kas mõned neist võib-olla tunnevad ennast lausa ohustatuna, et nüüd me niidame vähem ja teenust tellitakse vähem? Mina võin Saaremaa pealt öelda, et seda ohtu, kuidas võtta, et rohe mõttes võiks see oht olla, et vähem niita, aga tegelikult need alad jätkuvalt suurenevad. Iga aasta tekib firmasid juurde, kes seda teenust pakuvad ja ühtepidi on võib-olla kohaliku omavalitsuse vaates on jäänud need ruutmeetrid või hektarid enam-vähem samaks, aga just eratarbijad üha rohkem ja rohkem soovivad seda sisse osta, seda teenust lisaks siis robotitele. Ma võib-olla ütleks, et siin on võib-olla kestnud natuke selline status quo, mida ma natuke enne mainisin ka, et selline pidev niitmine, aga võib-olla me peame tõesti seda hooldamist ümber mõtestama. Et see ei ole ju see hooldamise või ütleme niitmise vastand ei ole ju see, et me jätame midagi hooletusse. Et kui me räägime linnaniitudest, siis lihtsalt see niitmissagedus on natuke teine ja need hooldusvõtted on teised, aga see ei tähenda seda, et neid eraettevõtteid või firmaid, keda me kasutame, et neid ei ole nagu vaja. No kindlasti tuleb, ma arvan, ka natuke ümber mõtestada seda tööd, et ütleme nii, et odavamaks ta kindlasti ei lähe, harvem niitmine võib-olla ühel hetkel, aga et tõepoolest, et me ei telli enam seda, et iga nädal ikkagi see traktor käib, et seda tõepoolest võib-olla tulevikus enam sellisel kujul ei ole, aga ma arvan, et võib-olla sellest elurikkusest ja võib-olla teistsugusest hooldusest lihtsalt tekivad uued tööd, uued meetodid, võib-olla see kuidagi kõik areneb, et ma ei ole otseselt, on olnud küsimusi, kui me oleme palunud mitte niita ja siis on olnud küsimus, et aga mida mehed siis sel ajal teevad. Et see on olnud väga eksistentsiaalne küsimus, ma ei ole osanud vastata. Et kui nad nüüd 2 nädalat ei niida, et mis nad vahepeal teevad? Tõsine küsimus.
ja meil ei olnud kahjuks vastust sellele, et selle muidugi kindlasti tekib. et ma arvan, et see on ka võib-olla see määruse kaotamine või muutmine, ka seal on ka natuke, kellelgi on mingi selline põhjendamata või ka põhjendatud hirm, et issand, et nüüd kõik kasvabki kõrgeks, et tegelikult me lihtsalt anname vabaduse, et kes tahab niita, see ikka niidab, eks. et see on selline. ma ise kahtlustan, et üks murekoht on pigem see, et nende senine töökorraldus tuleb ümber teha, et see väljaõpe tuleb teha teistsuguseks ja seetõttu on see, et ühesõnaga muutus tuleb igal juhul. ma olen ka seda meelt, et ma ei usu nende ärakadumist, ma ei usu nende pankrotti, aga ma usun seda, et see tööjõud peab olema teistsugune, et noh, üks näide on see, et Tartus üks esimesi kohti, kus siis seda kureeritud elurikkust katsetati laiemal alal, oli siis Eesti Rahva Muuseumi ümbrus. ja seal on siis üks selline jalgtee, laudtee, mis läheb niimoodi sinka-vonka tavalise kõnnitee kõrval ja seal kasvab ka päris palju käpalisi. ja esimene aasta tähendaski see seda, et maastikuarhitektid käisid ja sidusid punased lindikesed ümber, et palun ärge siit niitke. ja see ongi see, mis kus me täna oleme, et ideaalis me võiksime ütelda ütleme nii, et see muudab ka tellija ehk siis omavalitsuse rolli palju keerulisemaks. muidu ma ütlen ju väga lihtne, et minge niitke see ära ja väga ühesõnaline leping või tähendab üherealine leping. aga siis on nüüd see, et nii, niitke ära, aga jätke järele käpalised, need ja siis kas siis mina pean ütlema, milline see on, mida ma tahan alles jätta või siis see teenusepakkuja peab olema see, kes leiab nad ülesse. et igal juhul see töösuhe muutub kindlasti keerulisemaks tänasega võrreldes, aga ma ei näe, et see oleks mingi takistus, see on lihtsalt nagu fakt. aga kas selle niitmiskulude pealt ikka linn saab tsipa kokku ka hoida või pigem mitte? No, meil on nüüd niimoodi, et meie hetkel oleme neil lihtsalt palunud teha teisiti, aga hanked ja lepingud on veel samad, mis olid selle korral, kui tuli vastavalt klassile niita. ma arvan, et tulevikus kindlasti saab kokku hoida selle arvelt, et praegu meie hetkel otseselt ei hoia kokku, aga loodame, et äkki tulevik toob nagu teise elu võib-olla kuidagi, et noh, hästi tore on ka see, et meie oleme ju väikestel aladel, mis muidugi ei ole ju linna mõistes jätkusuutlik, aga mis on nagu väga tore traditsioon, et päris mitmed alad on meil vikatiga niidetavad. et meil on iga aasta väga konkreetne punt inimesi, kes küsivad, et millal niitmiseks läheb, et tahaks oma vikatiga juba tulla teie haljasaladele ja siis on täiesti koordineeritud niitmine. meil on muidugi ka toredatest lugudest mitte koordineeritud niitmist. et meil oli projektis oli katseala, mida me tahtsime uurida, et kuidas liblikatele mõjub niitmine versus mitte niitmine. aga ühel hommikul tööle minnes selgus, et üks kodanik oli selle ala maha niitnud. et no kodanikuaktivism võib olla väga mitmetasandiline. aga jälle positiivse vaatenurgast seda kodanikuaktivismi oli ka sellel hetkel, kui me tegime Roosi tänava ja Eesti Rahva Muuseumi. olid inimesed, kes ütlesid, et okei, et kui Tartu on nii vaene linn, et tal ei ole isegi trimmeri jaoks raha, siis mina tulen appi ja ta trimmerdas ära siis selle tänava haljastuse. ja siis see lihtsalt jäi niimoodi, aga mis me täna, minu meelest oli see Tallinnas, kus ka keegi omaalgatuslikult niitis ära. ja seda enam ei võeta sellisena, et näed, rumal omavalitsuse tubli kodanik, vaid sellest tekkis sotsiaalmeedias väga tõsine arutelu, et kas te nägite seda meest, miks ta meie niiduga tegi. ehk siis jälle seda omaalgatuslikult esiteks jääb vähemaks ja teiseks, et sellele on tekkinud hukkamõist. ma vastan sellele küsimusele, et mida need mehed võiks teha või kusagilt tuli välja, et tegelikult näiteks me läheme küll nüüd linnakeskkonnast välja, mis on tänane teema, aga Saaremaal on tekkinud väga palju just avalikus kasutuses olevaid väikseid teid juurde. ja tegelikult kui kiiresti ikkagi iga aasta need tee äärtest kasvavad nii-öelda oksad peale ja see on küll nagu väga suur koormus, mis kogu aeg tuleb ja tuleb juurde ja juurde. ja seal ei ole ka midagi teha, et need peab ära lõikama sealt ja kuna iga aasta neid kohti, kus neid avalike kasutusega teid tuleb kohustusega siis kohalikul omavalitsusel neid hooldada, et sinna läheb väga suur ressurss, mida veel ei olnud mingi aeg tagasi. Enne kui me siin lõpetama hakkame, kas on veel? Mul oli üks küsimus. Palun. Just sellel teemal nüüd, et noh,
tihti räägitakse näiteks, et rohelised tegevused hästi, et nad maksavad palju, aga toovad mingeid ökosüsteemi hüvesid. aga siis seda ökosüsteemi hüvede nii-öelda nagu seda hinda sellele panna või seda väärtust mõista, see on väga raske, jääb üsna üldsõnaliseks. Et kuidas teie kogemuses näiteks on, et kas Tartu nüüd saab seda kuidagi hinnata või mis siis nagu saab, et kas see rohevärk pärast toob ikkagi sisse või ei too? Meil ei ole sellist otsest metoodikat ja ma olen ise natukene ettevaatlik ka sellise metoodika tekitamisel. Selles mõttes, et see õpetab meile vaatama loodust natuke valesti. Et kui loodus meile sisse ei too, kasu ei teeni, et siis ta pole justkui väärt, et sellepärast ma ise väga ei toeta sellist. Ma saan aru, et seda on püütud teha ja ma saan ka sellest loogikast aru, et kui me selles vaidluses võtame selle vastaspoole keele, ehk siis, et seeläbi me saame võib-olla üksteisest paremini aru, ehk siis ülekantud tähendusest jah, ma toetan seda, et me peame rääkima, mis on ökosüsteemi väärtus inimese jaoks, aga mulle ei meeldiks üldse neid hinnasilte panna külge. Ja ma võib-olla lisaks ka siia, et see tundub selle komplekssuse nagu ülim lihtsustamine tegelikult, et ma ei tea, ma toon näite, et kui meil Lasnamäel kuskil Tühermaal elutseb selline tore linnuke nagu väiketüll ja ta lisab sinna hästi palju nagu elurikkust ja elu nagu juurde, et kuidas me nüüd selle nii-öelda rahaliseks kuidagi konverteerime, et kas tema nüüd jääb sinna või ei jää või see tundub mulle nagu tõepoolest liigne lihtsustus ja ilmselt võib juhatada hoopis teistele teedele, mida me ei soovi tegelikult. Aga paraku elu on jälle keerulisem ja tegelikult ka nagu väga hästi ütlesid, et teine pool, kui ta küsib seda, siis me peame ka midagi vastama, et needsamad argumendid, et miks seda on vaja teha ja vahest ka numbriliselt peavad meil olema ikkagi tagataskus olemas, et see on see paradoks, mis seal tuleb. Aga ma olen nõus, et pannes sellistele asjadele hinnasilte, me kaevame selle augu üha sügavamaks ja sealt välja ronida on väga keeruline. Ja, et paratamatult ikkagi on see elusloodus on niivõrd keeruline, niivõrd kompleksne, et tihti küsitakse ka, et miks ikkagi seda ühte liiki on vaja, miks ta peab siin linnas olema ja väga tihti tegelikult ju ka bioloogid ütlevad ka, et meil ei ole ühest selget vastust. Meil on lihtsalt teadmine, et kõik need liigid on olulised, et moodustavad selle ühe terviku ja väga tihti me enne ei teagi, miks ühte või teist liiki on vaja, enne kui ta ära kaob. Siis meile pärast selgub, et oli hoopiski nii, et võib-olla kui me liikidest, see metsloomade teema on ikkagi huvitav, meil jäi siin enne pooleli, et kui me ühtesid liike justkui kutsume linna, soodustame, et kus ühel hetkel tuleb nagu, kas tuleb piir, et põtra linna ei taha, hunti linna ei taha, karu on ka palju, aga mis on meil nagu see, et kuidas me sellega, kuidas see valdkondade või see nii-öelda liigiülene selline planeerimine üldse linnas on, et need loomad on ju tulnud, et jääda, sest linna ümber enam neid keskkondi ei ole. Et kuidas me üldse hakkama saame nendega, et nüüd meil ongi rebased on täiesti tavaline vaatepilt, eks kährikud on täiesti kesklinnas meil Tartus olemas, et kuidas me sellega hakkame, kuidas me tegeleme metsloomadega? Mina ütleksin omalt poolt, et nagu sa ise alustasid ka, et see on natuke selline paratamatus, et me oleme selle ümbritseva keskkonna, mis jääb linnast välja, võib-olla muutnud mõnes mõttes või ta on muutumas väga monokultuurseks, et need loomad iseenesest on nagu sunnitud liikuma edasi ja linnad tõepoolest võivad olla väga rikkalikud, ütleme elurikkuse kontekstis, et miks nad siia tahaksid tulla. Aga minu mõte võib-olla oleks see, et kui me räägime näiteks linnaplaneerimisest sellisest linnast, et ta on 8-aastasele ja 80-aastasele kättesaadav, siis tegelikult me võiksime samamoodi rääkida linnast, mis on siis erinevatele liikidele kättesaadav ja mida see nagu linnaplaneerimise kontekstis tähendab, et kui mina toimetan üldplaneeringutega, siis see vaade tegelikult tihtipeale on see, et me pöördume, ütleme teadlaste ja ülikoolide poole, proovime aru saada, et millised on need loomade ja lindude liikumistrajektoorid, et need siis omakorda väga tugevalt mõjutavad seda, et kuidas meie planeerime seda väga kuiva terminit rohevõrgustik kasutades selliseid strateegilisemaid tasandeid. Et seal on hästi-hästi konkreetne side sees, et kui me näiteks näeme uuringust, et Ülemiste järve metsadest liigub väga palju väikseid ulukeid näiteks kesklinna suunas, siis me peame seda kuidagi nagu adresseerima, et nendest ei saaks selline Järvevana teel asuv sihuke märkplekk järgi.
minul ka head vastust ei ole, aga ma olen ka sama meelt, et me peame vaatama, mis meie ümber iga päev toimub ja kui reaalselt need loomad on kohal ja seal elutsevad, et kindlasti on oluliselt targemaid inimesi, kes oskavad selle siis panna linnakeskkonna võtmesse ja sealt siis anda oma hinnanguid, et tõesti mingid loomad ja nende koht ei saa ka tulevikus arvatavasti linnades olema. Aga see, et nad on tulnud mingi hulk nendest, see on paratamatus, aga see on jah, päris probleem, ma arvan, paljudes Eesti linnades. Võib-olla mina tooksin selle karu tasandi natuke väiksemaks, on see, et inimesed karulinnast väga ei karda, aga nad kardavad puuke. Ja puugid on nüüd küll selline teema, mis on tekkinud, millele veel Tartus ka ei ole sellist head lahendust, aga mis on tekkinud käsikäes selle elurikkuse levikuga. Ja see on jälle, et kui me enne rääkisime sellest ohtlikust lihtsustamisest, siis siin samamoodi, et on tulnud seisukohti, mis tahab väga selgelt teha võrdusmärgi, elurikkus on puuk, on surmavad haigused. Et tegelikult, et see rida ei ole nii lineaarne ja selle lahendus ei ole kindlasti see, et me lõpetame selle elurikkuse projekti ära, sest nii nagu samamoodi tõesti see põõsarinde likvideerimine, et me nägime, me ei kaotanud ära ei alkoholismi ega kuritegevust. Me kaotasime ära väga suure osa oma ruumilisest kvaliteedist. Et see on mulle tundub veel isegi natukene põletavam teema hetkel. See puugi teema on alati hästi põnev, et inimestel on jäänud selline vale arusaam, et niitmata alal on siis puugid ja kus see tuleneb sellest, et loodusest on vanal ajal saadi loodusest puuke ja looduses on ju muidugi niitmata, aga tegelikult linnakeskkonnas see ei pea absoluutselt paika, et puugid tulevad ikkagi täpselt samade nende väikeulukitega, meie enda koduloomadega, lindudega ja tegelikult puuk kukub ju sinna, kuhu iganes ta sellelt loomalt siis pudeneb ja sinna ta jääb ka oma uut ohvrit ehk siis meid ootama, et see on hästi põletav teema, inimestel on meeletu hirm selles osas, aga ma arvan, et see ongi see üks koht, kus me jälle ka siis oma kõikvõimalike vahenditega peame siis inimesi harima tegelikult, et mitme põhjusega ka kliimamuutused, eks, et need puugid on samamoodi tulnud, et jääda. Et see vist tundub, et kehtib peaaegu iga liigi puhul, et kui ta ikka linna on juba tulnud, siis ta ka sinna jääb. Kas ma võin lõpetuseks veel ühe mõtte algatada võib-olla? Et selleks, et nüüd 15 aasta pärast me ei räägi täpselt samadest teemadest ja samas seisus oleme, et äkki võib-olla alustaks poliitikute koondamisest. Sest kohalikud omavalitsused on ju need, kes seda asja põhimõtteliselt ellu viivad, aga tihti on nad tema pädevus ei ole tegelikult näiteks selle ehitusvaldkonna omas. Et selle asemel looks niinimetatud kompetentsikeskused või siis need nagu ülikoolid, kui omavalitsusel on mingisugune probleem lahendada, siis ta pöördubki selle kompetentsikeskuse poole. Nemad teevad oma analüüsi ja annavad selle volikogule nagu siis otsustada, et kas nad rahastavad seda või ei rahasta. Siis me tõenäoliselt 15 aasta pärast ei räägiks seda sama teemat ja meil oleks päris paljud asjad tehtud. Aitäh! No, ma võin nii palju kommenteerida, et tegelikult poliitikutena me oleme kogu küsinud ülikoolidelt, andke meile siis see õige mudel ette, aga mida me teame ülikoolide sees, erinevad siis osakonnad, teaduskonnad, kus on inimgeograafid ütlevad ühte, majandusvaldkond teist, bioloogid kolmandat ja nii edasi. Et tegelikult ka nemad omavahel ei saa, ma tean väga hästi, kuidas olid metsanduse valdkonna vaidlused ja Eesti 2 suurimat selle valdkonna ülikooli ka olid eriarvamusel, kuidas peaks Eesti metsi majandama. Et meil oli väga selge ministeeriumi poolt palve, andke meile see mudel, selle võtame aluseks, kõik lihtne. Mis ei olnud lihtne, oli see, et ülikoolides on kokkuleppel, et ma arvan, et sama tekib ka sellega see väljakutsed, et tegelikult need ja seal ei saa ka midagi teadlastele pahaks panna. Teadlane, kes tegeleb sellega, et majandust elavdada, tegeleb oma asjaga. Teadlane, kes tegeleb seal loomadega, kes rohkem taimedega, kes rohkem mis iganes muude valdkondadega, et seal leida see konsensus, see ikkagi lõpuks maandub poliitikute laua peale. Nüüd teie tehke see otsus. Aga see on küll õige, et me peaksime neid rohkem kuulama,
veel rohkem neilt sisendeid küsima, et me saaksime teha tarku otsuseid, sest noh, mida ma ka selle teema peale mõtlesin, et see, et me tahame nüüd linnadest teha maid või metsi, noh, see ei ole meie eesmärk, et see on paratamatu, et linn on linn ja nimi ka nii ütleb. aga ühte ma julgen küll väita, et linn ilma looduseta ja ilma rohelisuseta ei saa eksisteerida, et noh, selles mõttes see on, nii ta on ja nii ta saab ka tulevikus olema. Et võib-olla siit see koostöö mõte või selline kindlasti, et kasvõi meie Tartu Roheringi projekti raames umbes 2 aasta pärast kutsume, kuigi siin praegu väga palju KOV ei ole kohal, siis levitage sõna, et me kutsume erinevaid kohalikke omavalitsusi meiega liituma. Me tahame oma kogemust jagada, me tahaks tekitada sellist võrgustikku ja kogemuste jagamise kohta. Nii et ma näen, et seal on veel mikrofon jagatud publikusse. Mul oli lihtsalt kiire kommentaar puukide kohta, et käisin kaasas teadlasega Toomemäel puugiseiret tegemas ja tollel päeval, kui käisin, me ei leidnud mitte ühtegi puuki. Aga kuni nagu teadusega on, et läheb veel paar aastat aega, kuni seda kuskilt lugeda saab. No see on ju rõõmustav uudis, ma ütleks, et selle võib-olla veel lühike kommentaar sellele just see, et öelge siis, mis õige on, et mul oli endal ka hästi lihtne näide, et botaanikud ütlesid mulle, et see ala tuleb ära niita nende taimede pärast, et aeg on käes ja entomoloogid ütlesid mulle, et mitte mingil juhul ei tohi niita, et seal on praegu liblikatel on kõrghooaeg. Siis ma küsin, aga öelge, mis ma teen, ütlesid, ei, sina pead nüüd otsustama. No ja kuidas otsustad, kas ma valin taimed, kas ma valin liblikad, et kui juba nii väiksel skaalal on selline ebakõla või noh, ühesõnaga, et kunagi ei ole õiget vastust, et kes siis selle kuldse kesktee leiab, on aastate küsimus, aga noh, kuidagi tuleb see leida, keegi peab midagi otsustama. Kas meil on veel publikust mõni kommentaar, küsimus? Viimane võimalus. Kõik on saanud südame puhtaks rääkida. Siis ma arvan, et ka meie on viimane küsimus, palun. Me rääkisime enne natuke koduaedadest linnaplaneerimises. Ma tahtsin küsida, kui palju on linnaplaneerimises näiteks kaasatud ka, mis on siis kohalike omavalitsuste all koolide aiad, lasteaedade aiad, noortekeskuste hoovid, lähedased alad. Et kas see on kaasatud, arvestatud, et see on nagu linna avalik park, selles mõttes, et koolilapsed käivad seal, lasteaialapsed käivad seal, või ta on pigem nagu kooliga kokkuleppel eraldi keerulisem teema? Ta päris avaliku pargina ei ole käsitletud, et kui ta on nagu selline mänguväljaku laadne ruum või spordiväljaku laadne ruum. Aga selles mõttes on see väga hea tähelepanek, et see on läinud nüüd selles mõttes mitmekesisemaks, et nüüd on sinna lisandunud see mõõde juurde, et see sama kas elurikkuse, toidukasvatuse ja kõik see. Aga see pigem on täna olnud selline koolijuhi või lasteaiajuhi enda nagu algatus, et sellist Tartu linnal ei ole sellist otsest nii-öelda käsku või suunda või kõiki haridusasutusi hõlmavaid plaane olemas. Aga see on selge, et nad on väga oluline osa sellest võrgustikust ja see on ka hea tähelepanek, et see on üks ruumi osasid, mida omavalitsus ise kontrollib, eks. Ma ka tahan kiita küsimuse eest, et tegelikult ongi see ka inimestel jääb sageli arusaamatuks, et üks vald või üks linn mõlemad, kui kõrval on niit, kus ei taheta väga niita ja rohkem elurikkust ja siis teisel, ma ei tea, meetri kaugusel on mingi kooli või lasteaia hoov, kus on siis golfimuru ja iga nädal niidetakse, et see tekitab küll segadust, aga Saaremaa näitel võin öelda, et on vastavad siis koostöövormid igapäevaselt täiendatud, et saada sellist nagu üle kohaliku omavalitsuse vaadet, et me ikkagi enam-vähem hoiaks ühte joont, kuna nad kõik on ju kohaliku omavalitsuse hallatavad territooriumid ja ei oleks sellist nagu päris öö ja päev. Ma ütleks, et siin on võib-olla väga oluline roll just selle suuna näitamisel, et kui me enne alustasime sellist strateegiate ja arengukavadest rääkimisena, mis võib-olla jäävad natuke abstraktsemaks, siis ütleme selliste väga konkreetsete tegevuste puhul, ma ei tea, kas need on mingid kooliaiad või putukahotellid kuskil on ju, et kohalikud omavalitsused, linnad saavad väga tugevat eeskuju tegelikult näidata ka nendele koduaia omanikele ja nendele hoovidele nii-öelda. Ja tegelikult kodanikud saavad ka eeskuju näidata, minge nügige, saatke kirju,
küsige, miks teil on selline, et minu arust see töötab väga-väga hästi, kui esitadki otse küsimuse, et miks teil näeb selline välja see kooliala. võib-olla pole keegi kunagi selle peale mõelnudki, et ma arvan, et siit on üleskutse kõigile, et mis iganes rolli te igapäevaselt täidate, et teil on tegelikult ka väga suur võimalus oma arvamust avaldada ja tähelepanu juhtida erinevatele aspektidele looduse ja linna osas, et kuidas need koos toimima hakkaks, nii et. aga mina väga tänan meie paneliste, et te tulite, et te arutasite meiega linnalooduse teemadel. ma tänan teid, et te tulite kuulama, et te mõtlesite kaasa ja ma loodan, et te saite siit ideid, kuidas ise midagi ära teha, kuidas teisi nügida ja nendel teemadel veel pikalt ja pikalt edasi mõelda ja edaspidi ka arutada. nii et mina väga tänan teid, aitäh.